mis on see põhjus, miks siis miks see senine kaitsekord enam ei sobi või miks see on osutunud ebaefektiivseks või jätkusuutmatuks. Tegelikult ühest vastust ei olnud. Senises kaitsekorralduskavas nähti ette üheselt ikkagi konkreetsed tegevused selleks, et loodust hoida, et loodust säilitada, et inimene ja loodus saaks siis parimas mõttes harmooniliselt koos eksisteerida. Siis nüüd vastupidi on tehtud paradigma muutus 180 kraadi ja öeldakse, et ei, loodus peab jääma loodusele ja sisuliselt tekitatakse inimese väljatõrjumine sellest kohast, kus ta on. Sisuliselt tegeletakse vastandamisega. Et kui me tahame ühiselt edasi minna, et väidetavalt see on ju kõik meie ühine Eesti, nii eestlus kui selline on meie kõikide kõige kõrgem ühine aade, siis praegu jääb selline mulje, et üritatakse kehtestada enda imperatiivi. Mina saan sellest aru niimoodi, et inimest või mind omanikuna siin kohas ei usaldata. Ma tsiteeriksin siin Gustav Vilbastet, kes oli Eesti esimene looduskaitsja. Iga inimene siin ja praegu, antud juhul mina siin ja väga paljud inimesed mujal Eestis on esimesed ja viimased tegelikult looduskaitsjad omas kohas. Sest iga omanik, iga mõistlik omanik tunnetab vastutust, saab aru oma kohustustest ja nii on see olnud ja nii peaks olema ka edaspidi.